Mina võtan siis üle, et nii nagu me kutses ütlesime, et astu kevadesse värske ja säravana. Ja ma ei tea, kuidas teil Tallinnas või kuidas Kuressaares on, aga Pärnus on päike. Ja meil on rand rahvast täis, kes päevitavad, kes naudivad. Ja ma tuleksin tagasi tegelikult korraks selle Mariti jutu juurde öelda, et naised, päris tõsiselt võtke nüüd ette koorimine, et koorida ära oma näonahk ja koorida ära ka oma kehanahk. Ma korra tõstan kataloogi ja näitan siin, kui me ei saa seda uut koorijat kätte, võtke sest meie sarjasse koorija. Ja miks? Kui te koorite selle naha ära, siis teie nahale jääb palju kaunim ja ilusam ja värskem see päevitus. Nii et ärge minge ilma koorimata välja päevitama, vaid tehke see protseduur nädalas kord-kaks ära ja uskuge, te saate palju kaunima tulemuse. Aga alustaksime siis meigist, et kataloogi taga, kõige tagumise sisekaane peal on meil seekord väga hea pakkumisega meigi aluskeel. Ja kuna me ütleme, et suvi tuleb ja me väga palju loobume ka sellisest värvilisest kosmeetika maailmast, siis on mõned hitt-tooted, mis võiksid meiega suvi läbi käia, sest tulevad siin Järvide kontserdid, tulevad siin igasugused suvelavastused, tulevad sellised toredad kokteiliõhtutel külaskäigud. Nii et ma soovitan siis lisaks nendele koorijatele teha veel mõned ostud ja üks nendest on siis tagakaane siseküljel, see Serum Boost meigi aluskeel. Ja miks? See on mõeldud just naisele, kes on 25 ja pluss ja üle selle, kes vajab, et ta nahk oleks natuke elavam, natuke säravam, natukene kirkam, sest siin on prebiootilise seerumi ja hülaroonhappega just see seerum, mis annab sellise valgust peegeldava tulemuse ehk teie nahk tundub tunduvalt nooruslikum ja värskem. Ja ka need mikropärlid seal sees annavad sellele nahale sellist elevust, tal on kerged kuldtäpid seal peal. Nii et kui te olete oma nahahoolduse ära teinud, siis panete seda aluskeeli kergelt naale ja nüüd sinna peale me paneme siis jumestuskreemi ja see on selline hästi-hästi kerge, õhkerge, nii et tal ei teki sellist kleepuvat tunnet, aga päris üksinda teda näole võib-olla jätta ei saa, siis te sillerdate nagu selline kallis kivi seal päikeses. Meile tulevad nüüd väga toredad ringid ja jooned siin. Aga vaatame edasi nendest jumestuskreemidest, mida ka sellesse suvesse kindlasti kaasa võtta. Ja siin on täna kataloogis kaks valikut. Vasakule poole jääb Eternal Glow Foundation. Ja see on nüüd neile naistele, kes tahavad või kui te olete märkanud, et näiteks noorte naiste nahad kuidagi kergelt sädelevad. Hästi loomulikult, hästi elegantsed, aga nad sädelevad. Nii et see Giordani Eternal Glow on selline, mis jätab teile sellise kerge, aga väga kütkestava õrna sädeluse nahale. Ja 90% selle jumestuskreemi koostisest on rikastatud just selliste hooldavate toimeainetega, mida meie nahad täna kindlasti vajavad. Et seal on ka seda hülaroonhapet, nagu me oleme Maritiga ja alati rääkinud, hülaroon on see, kus on selline niiskus ja kohevus ja elu, ehk nagu noored värsked lilled, eks ole, hülarooni ja niiskust täis. Ja ka niatsiinamiid, mis siis elustab seda nahka ja täidab ja silub kõiki siis seda neid poore ja kortsukesi, joonekesi. Nii et see on üks selline väga mõnus toode ja ta on 8 tunni püsivusega ja vaadake, tal on see SPF 25 ehk me räägime mingist foto vananemisest, aga see foto vananemine on selline asi, mis saab alguse päikesest. See päike on imearmas ja me kõik ootame teda, aga päikese käes olnud näiteks meie kartul kasvõi, mis on seal päikese käes olnud, siis ta muutub krimpsu ja koledaks, eks ole. See päike lihtsalt kuivatab ta ära, et me vajame ka päikesekaitset, et kaitsta oma nahka UVA, mis on nii-öelda naha pinnal olevate põletuste eest, aga UVB-kiired tungivad ka meie nahka sügavale sisse ja kahjustavad meie rakke, nii et juba sellepärast on hea, kui me alati jälgime, et meil oleks päikesekaitse. Ja nüüd paremale poole on siis Giordani Gold selline liquid ehk sihuke vedev jumestuskreem, hästi selline kerge ja ka sellel on siis olemas sellised oma sellised siidised seerumid sees ja see robib nagu rohkem sellisele normaalsele ja rasusele nahale. Ja tema päikesekaitse on SPF 12. Nüüd natukene lihtsalt neid nippe ja nõuanded te võite panna nii, kuidas teile endale meeldib, kas vammiga tupsutada, kas panna seda pintsliga või tahate teda natuke näppuga
hajutada rohkem ja tupsutada võib-olla on kõige mõistlikum. Kui teie kodus olev jumestuskreem on üle säilivuse aja või teil on seal pildil alati peal selline ümmargune väike purgikene, mille kaan tõuseb üles, selline pilt on jumestuskreemidel või on ka teie päevakreemidel, siis vaadake seda, kas seal säilivusaeg lahtisena, nii-öelda ogaan üles tõstetud lahtisena on 6 kuud või 12 kuud. Ärge omale neid vanu tooteid väga kasutage, sest te võite oma nahka kahjustada. Ja kellel on see jumestuskreem natukene paks, siis sihuke hea nipp on võib-olla segada teda oma päevakreemiga. Panete käe selja peale, panete tirtsu päevakreemi või panete meie seda hülaraani sinna juurde, mis tumesinisest pudelist siin nüüd on, et segate ära ja siis katate ilusasti kõik näo peale ära. Nii et need on sellised toredad asjad, mis ka kindlasti suvesse kaasa võtta. Meigi aluskeel, kerge jumestuskreem, põhi on imeilus, te olete nii ilus, särav ja kaunis. Ja nüüd me lähme korraks edasi ja vaatame, mis sellesse suvesse veel kuulub ja need on meie ikoonilised ja meie klientide suured lemmikud puudripärlid, mis tõesti vist aastast 1998, mina mäletan, kui ma liitusin Oriflamega, olid juba olemas ja nad on tänaseni meie klientide suured lemmikud. Ja võtke nüüd kindlasti siit üks ka. Kui me eelnevatest kataloogidest oleme rääkinud, et meil oli see kirsitoon, siis võib-olla nii mõnegile naisel oli see kirsitoon hästi nagu palju ja tugev, siis nüüd on siin need 4 tooni ja ma juhiksin tähelepanu nendele naistele, kes on jahedama nahatooniga suved-kevaded või vabandust, suved-talved, siis teie jaoks siit alt nii-öelda diagonaalis vasakul pool on roosakad pärlid, et see roosa lihtsalt põskede peale annab väga-väga ilusa tulemuse ja võtke ka puudri või pintsel, nii-öelda selliste puudripärlite pintsel, keerutage, koputage teda lihtsalt ühesõnaga kas vastu kätt või vastu lauda ja kui te olete nüüd võtnud oma nii-öelda põsed välja, siis tehke üks sihuke huuled torru liigutust, te näete, kus põsesarnad on ja kergelt hajutage põsesarnade peale ja käige üle, kuna ma ütlesin, suvel me meike väga ei taha, käige üle selle peaaegu tühjaks jäänud nii-öelda pintsliga kulmu all, need kulmu sarnaluud ja võite natukene panna siia ka kaela peale, eks ole. Et see teeb sellise hästi värske ja tõesti, kui me oleme päevitanud, siis pigem me ju näitame oma päevitust nii, et selline kerge sära sinna põskede peale. Ja võib-olla natukene selliseid huulepulgi või huuleläikeid te leiate ka kataloogist ja see pliiats, mis seal üleval nurgas on, värv kui väljendusviis. Kui te ei ole veel proovinud seda, siis ma soovitan teisiti öelda, ta on nagu viltpliiats, millega te joonistate oma huultele selle värvi ja seal tema püsib. Ja nüüd te võite julgelt näiteks kokteile juua seal rannas või kuskil külas käia, süüa, et te ei pea kogu aeg muretsema huulte pärast. Nii et need on need lemmiktooted, ära kooritud nahk, sinna peale imeilus jumestus, hästi kerge, hästi värske, nagu ma ütlen, et kergelt roosakad põskede peale, see teeb teid nooremaks, värskemaks ja ka natuke siia kulmuluu peale annab värskust juurde veel natuke säravamat huuleläiget või pulka ja ripsnudust ja pidu võib alata. Ja vaatame siis edasi. Meie kataloogis on tulnud siis hästi-hästi kaua kadunud olnud tooted, mida inimesed küsisid ja ootasid ja ikka ilma jäid, sest meie tehas oli Venemaal ja selleks oli vaja siis Oriflame'il tegelikult leida uus tehas, kes meil hakkab uusi tooteid tootma. Ja täna on siis teie ees meie uus kollektsioon küünelakkidest. Ja need on nüüd keellakid, mida me saame siis kasutada võib-olla nädal aega peal hoides. Ja väga suur on värvide valik. Ja ma korra juhin paarile asjale tähelepanu. Kui te vaatate ülemist rida, siis ülemises reas 3. toon, hästi-hästi õrn beebiroosa on sugar. See on küüne peal täiesti läbipaistev, nii et need naised, kes lootsid, et ta jääb selline roosa, beebiroosa, siis kohe kindlasti mitte, vaid teie oma küüs kumab alt läbi ja küüs on lihtsalt värskem, nooruslikum ja säravam. Kõik teised toonid on tugevamad. Cutie Pie, ma tahtsin näpuga näidata, kus Cutie Pie on, aga teine rida ja vasakult esimene, te näete ka roosat, on ju. Cutie Pie on see, mis siis tõesti ongi beebiroosa, kes veel mäletab oma beebiaegseid riideid, siis beebiroosa on see Cutie Pie. Ja kõik need teised toonid tegelikult on olemas siis sarnase tooni põhjaga.
ja kui te olete ostnud ühe küünelaki, siis vaadake, siin all on kätekreem ainult 1,79 kliendihinnaga, teile veel –20%. et võtke kindlasti neid kätekreeme, siis tulemas on siin emadepäevad ja saate siin kingitusi jagada oma töökaaslastele või endalegi. ja nüüd siis sellised nipid ja nõuanded, et mina soovitan, Marit, jätame korra, jaa, Cutie Pie, jätame korraks sellesama slaidi ette, mis sa vahetasid, jätame korraks selle, mis sa vahetasid juba. et mina soovitan võtta ühesõnaga endale kindlasti üks must lahk. see on nii-öelda siin all kõige viimane, siin, kus on see 20 südant, näete jah, see must lakk. ja teate, mis te selle musta lakiga teete? Üks hetk. Kui teil on kodus kotte või rahakotte, mille ääred kipuvad üsna kiiresti juba esimese paari kuuga kuluma, siis te võtate selle musta laki ja kõik need valged kulunud osad värvite selle musta lakiga ära. Võib-olla teil on käekott mõni, mida te vaatate, see on nii armas ja ilus, aga ma ei saa kanda, sellepärast et seal on ääred kulunud. See must lakk kulub ära. Või kui te olete oma kallite peokingadega astunud kogemata kuskile väljas, kas ka kivide vahele või resti sisse ja näete, et teie kontsanahk on eemaldunud sealt ja jälle on kingad rikutud, siis naised, see must lakk on imehea just selleks, et parandada kõik ära. ja tulles tagasi iseenda teadmiste juurde, müüsin ma endale maha ka lumivalge laki ja teate miks? Sellepärast, et ma vaatan, et kõik minu tubade uksed on saanud, ühesõnaga valged uksed on saanud mingisuguseid kahjustusi ja nüüd ma saan selle valge lakiga minna ära värvima siis kõik need puidukahjustused, mis peavad olema valged. ja kui teil on ka mingi nagu võib-olla valge suvekott, millel on ääred ära kulunud, siis nüüd te selle valge koti saate samamoodi selle lumivalge lakiga ära värvida. nii et mõelge ka sellised asjad läbi, mida te vajate. Aga panen ma teile Oriflame tiimi üles ühe teise riigi kataloogi. Ma ei tea, kuidas nemad sealt või kust nad võtavad, aga lehekülgede haaval jagatakse, ühesõnaga tooted võetakse kaaned pealt ära. ja kui ma nüüd homme teile jagan, siis te näete, kuidas ka lakid kõik lahti tehakse ja näidatakse laki värvid ära. nii et minge Oriflame Pärnu sinna tiimi ja saate näha. aga vaatame siis selle mõttega ka, et kui sina nagu oma esimese tellimuse teed ja sa ostad selle toote, siis sa teenid 20 südant ja me oleme rääkinud südametest, need on toredad kingitused, mida me saame võtta. ja kui te kutsute oma sõbra, mõne naabrinaise või töökaaslase või trennikaaslase, annate siis ka talle võimaluse selleks kliendinumbriks ja kui tema teeb tellimuse, siis tema saab ka 20 südant, nii et kasutage need küünelakid kindlasti ära väga paljudeks otstarveteks. ja kui nüüd lakkimisest rääkida, siis kui te võtate küüned, täna mul on lakitud 2 küünd mustaga ja teate, ma olen lapsepõlvest saadik kartnud või õigemini neiupõlvest saadik kartnud värvilisi lakke. Sellepärast, et kunagi maniküür värvis mu küüned, lõikas hästi-hästi lühikeseks ja värvis nad erkpunaseks ja ma nägin ainult suuri punaseid labidaid ja ma ei julgenud bussis ka sõites enam kuskilt torust kinni hoida, vaid pidin pikali kukkuma, sest ma sain trauma. Täna ma lakkisin oma 2 küünt mustaga ära, et näidata teile, kui kaua peab üks lakk vastu ja kui kindel ta on. ja ma pean ütlema seda, et see lakkimistehnika, kui te tunnete, et teie küüned on natukene laiemad ja te ei taha seda küünt tervelt ära värvida, siis mina kasutan ka seda tehnikat selliselt, et ma kõigepealt selle esimese kihi võtan ja kannan siia küüne keskele, päris keskel üks triip ja nüüd natukene äärte peale vasakule ja teise pintslitõmbega äärte peale paremale. ja ma ei vii seda päris küüne külgedeni, vaid need küüneküljed jäävad siin võib-olla 1,5 millimeetrit jääb ühelt poolt värvimata, 1,5 millimeetrit teiselt. ja ma leian, et ta on nii ilus, et ma täna avastasin, et ma võin oma küüned ka mustaks värvida, mida ma olen alati kartnud ja seda ma ka teen. Vaatame nüüd edasi ka järgnevatele lehekülgedele, sest kas siin on küünehooldustooted või ei ole, aga selles kataloogis vist on. Ma korra võtan selle lehekülje lahti, kus on meie küünehooldused ja ma näitan, et ka siin on küünehooldustooted, mida te saate, ma ei tea, kas näha on või ei ole, aga te saate vaadata siin küüneseerumeid ja küüneõlisid ja küünetarvikuid ja seal on olemas üks volüüm shine, mis on ka läbipaistev, aga mis on kõrgläige. nii et kui te tahate näiteks, et teie küüs lihtsalt särab nagu peegelsile, aga samal ajal tal ei ole mitte kriipsugi värvi peal, siis võtke see volüüm and shine.
ja küünehooldustooted, mida meil siin slaidil võib-olla näha ei olnud, räägivad ikkagi sellest, et meil on tihtipeale küüntega probleemid ja te saate ka näha sellest siin paari slaidiga, mis siis on, kui meie keha räägib seda meile omal moel ja te olete võib-olla ka näinud seda, et nii mõnegi inimese küüned lähevad pikitriibuliseks või on haprad või murduvad. Et me ei ole alati seotud need probleemid meil vanadusega, vaid meie keha näitab välja tegelikult probleeme ja sellist nälja, häda ja küljust. Nii et nendest küünehooldustoodetest sealt kataloogist lehekülg 17 te saate uurida, millised on teie teemad, millised on teie küünte mured. Ja kindlasti volüüm ja shine on nüüd see, millega te saate siis läbipaistvuse peale panna ja ka naised, need, kelle lehted hõõruvad või tekitavad allergiat või prilliraamid näiteks nina peal tekitavad punaseid kohti ja kokkupuude metalliga on teil allergiline. Pange sinna samamoodi värvitu küünelakk alla. Ka ehted võib-olla, mis kõrvade peale tekitavad allergiat, katke nad värvitu küünelakiga. Ja ka oma küüned, kui te panete näiteks nüüd musta, mida ma ütlesin, siis kindlasti tuleks aluslakk alla panna, et see küünelakk, mis on värviline ja kirgas, ei parkuks teie küüntele, vaid aluslakk läheb kõigepealt alla ja siis läheb see pealislakk. Ühe korraga ta kindlasti ei kata, vaid tuleb hetkel lasta kuivada ikka, kui te olete ära värvinud teisega ka ja tulete teise kihina veel korraks üle. Ja siis te võite panna sellele peale nüüd kattelaki, selle hästi särava ilusa kattelaki. Tahaks öelda, et pärast te võite oma peegelpilti selle kattelaki pealt vaadata ja see lakk püsib hästi kaua peal. Nii, aga vaadake nüüd korra need küüned ära, sellepärast et me räägime ka sellest, et kõik meie nahk ja küüned näitavad tegelikult välja meie terviseprobleeme ja me liigume slaididega edasi, sellepärast et nüüd lähevad minu silmad jälle põlema. See on see osa, mida Ester ühesõnaga on alati rääkinud. Nii et me vaatame korraks sellest, millest meie küüned kõnelevad. Et meil on tegelikult tihtipeale need küüntel probleemid ja vaatame, kui meil on heledad või väga õhukesed need küüned ja kui me näeme neid triibulisi küüsi, kellel ei ole praegu kunstküüsiga lakitud, võib ka oma küünt uurida ja vaadata, kas ta näeb seal selliseid pikki peeneid triibulisi. Et tulevad nad nagu selles mõttes kohe pikalt siit küüne juure juurest kohe otsani välja. See võiks olla seotud ka rauapuudusega, et me oleme siin vitamiinidest, mineraalidest rääkinud, et rauapuudus on selline suur probleem, mis tegelikult tekitab meile ka siis siin ka juustele probleeme ja ma tulen selle juurde korra veel tagasi. Aga vaatame nüüd ka, kellel on horisontaalsed triibud, on kas valguvaene toit või tegelikult alatoitumine. See tähendab seda, et te sööte meeletutes kogustes võib-olla, aga teie soolestik on nii haige, et ta lihtsalt ei saa seda toitu sealt omastada, et te oletegi nagu alatoitumisest üle toidetud, aga alatoitumises. Ja valged täppid küüntel on tingitud kas siis tsingipuudusega või siis ka kõrgest veresuhkrust, mis on täna väga aktuaalne teema, kui Julia ja Sergei koolitusi olete siin vaadanud või eelnevalt ka tutvunud nendega, siis Sergei on südameasjaks võtnud just selle veresuhkru teema. Ja kõik need haprad, kergesti murduvad küüned on siis ka vitamiinide, mineraalainete puudus. Sageli just siis nagu A, B5, B7 ja ka oomega rasvhapete vähesus. Ja nüüd me tuleme siis selle juurde, mis on biotiin. Et biotiin on tegelikult just see B-grupi vitamiin, mis on siis väga oluline meie küünte, meie juuste ja meie ainevahetuse heaks. Ja kui me oleme siin saanud antibiootikumi kuuri, siis nagu te teate, antibiootikum hävitab ära halvad bakterid, aga ta hävitab ära ka kogu hea bakterite võrgustiku meie kehast ehk loob meile täiesti kaitsetu tühja olukorra. Ja veel siis siin küünte närimisest lastel, kui te olete pannud võib-olla tähele, et mõned väikesed lapselapsed seal närivad küüsi, siis ka see võib olla üks tunnusmärk, et lastel on vitamiinide puudus ja mineraalainete puudus. Aga miks me biotiinist räägime, on see, et meie küünte ja juuste vitamiin on täna väga hea pakkumisega kataloogis, et te saate seda kataloogi sirvida ja vaadata. Ja nüüd tagasi tulles näiteks juuste juurde, kes ütlevad, et nende juuksed on hõredad ja kukuvad välja, siis tihtipeale võib see olla seotud selle sama rauapuudusega, nii et kui teil on need triibulised küüned juba olemas, siis te võite vaadata ka seda, kas teie juuksed on võib-olla väga õrnad või hõredad. Ja nüüd me oleme rääkinud sellest, et kui meie rakud ei omasta, me võime
korraks minna Marit slaidiga ühe edasi, kui meie rakud ei omasta toitaineid, ei omasta seda biotiini ega ei omasta mingeid asju, siis ei omasta ka rauda. Ja meil võib arst öelda, et teie vereproov on täiesti korras ja rauasisaldus on täiesti korras. Aga mäletate, ma olen teile rääkinud seda, et kõik nii-öelda meie rakkude ümber võivad siin nii-öelda rakuvedelikus liikuda, aga kuna meie rakud on jäigad, siis sealt rakkudesse sisse toitained minna ei saa. Ja vot siin ümber on need rauad ja B-vitamiinid ja kõik muud mineraalid, aga rakk on tegelikult sees tühi. Ja kui teie ferritiini tase ehk raud on normis, aga ferritiin on nii-öelda raualadu, kui raualadu on tühi, kui raualadu ferritiin on alla 50, siis on selge pilt, et meie juustega hakkavad toimuma need hõrenemised ja muutuvad õhukeseks ja langevad välja. Aga siin siis ka soolestiku juurest, mida me räägime. Minul avanes täna siis 18. purk, see on toode, mida ma olen alati kiitnud, kuna meil on nii-öelda siis 40 triljonit bakterit, seent, viirust meie soolestikus ja meil on neid rakke endal vähem, siis vaat need bakterid meie kõhus otsustavadki kogu meie välimuse, meie tervise, meie ilu, meie sära, meie energia, meie iseloomu ja tujude üle. Ja siin olev toode koos siis nii-öelda nende probiootikutega, mis meil on kapslites, on teinud minu tervisega imelugusid. Kunagi ma ütlesin, et ma räägin sellest pikemalt ja ma ka kindlasti räägin, aga tänane aeg on meil piiratud. Aga see on toode, mille te võite täna võtta koos komplektiga. Velasofi prebiootiline kiudainete joogipulber. Kiudained on need, mis on meie bakterite toit. Ja kui meie bakterid ei ole toidetud, siis nad hakkavad sees lõhkuma, hakkavad organismi kahjustama, tekitavad meile igasuguseid probleeme ja haigusseisundeid, nii et me peame sööma väga palju kiudaineid. Ja siin on täiesti puhas, ökoloogiliselt puhas toiduaine, milles ei ole ühtegi keemilist komponenti, vaid on sigur, suhkrupeed, spinat, roheline paprika, spargel ja kale ehk lehtkapsas. Nii et ma arvan, et meie köögilaual ja meie salatites neid väga tihti näha ei ole, et siit tuleks see lisa ja te võite seda pulbrit panna kas oma toitudele või mina näiteks kasutan seda võileibade peale. Minu jaoks võileib tähendab seda, et ma võtan riisikalotti koos laktoosivaba kohupiimaga ja panen sinna peale avokaadot ja panen peale siin pulbrit. Ma panen teda salatitesse ja see on mu lemmiktoode, ega ta muidu siis 18. purk ei oleks avanud. Ja inuliin ja suhkrupeedist saadud on siis see magusaine, nii et täiesti puhas ökoloogiliselt siin võivad saada siis ka seda väikelapsed. Ja kõrval mikrobioom, nagu me räägime, siis see soolestiku mikrobioom, siis ka meie nahal on mikrobioom. Ja siin on üks suurepärane näoudu, mis oli ka eelmisest kataloogist saadaval. Nii et kui te ei ole veel tellinud, siis täna te saate komplektina ka seda. Lisaks sellele, et meie nahk muutub tuhmimaks ja elutuks, vajab meie nahk pidevalt niiskust ja värskust. Ja kui te hommikul olete oma näo ära pesnud, siis kindlasti võiksite sellest peale näopesu lihtsalt lasta ühesõnaga endale sellist mõnusat näovett näo peale. Et tal on laktobioonhape, ta koorib meie nahka, aga ta värskendab ja noorendab. Ja ka õhtul samamoodi, kui olete maha pesnud kõik oma tolmu ja nii-öelda ka siis selle meigi, siis uuesti läheb see laktobioonhape näo peale, nii-öelda näovee asemel, et ta noorendab, ta värskendab ja ta ka kergelt koorib, et nii-öelda aitab siis meie nahka uuendada. Ja nüüd, kus me siis liigume siia suvesse ja soojadesse ja palavatesse ilmadesse, siis on see väga hea toode ka meie päeva naha värskendamiseks, nii et miks mitte panna ta oma käekotti ja kanda teda kaasas. Ega täna ja talvel, kui on juba küttes ja köetud ruumid, siis ka seal on tegelikult nahk ja õhk väga kuiv, nii et me vajame pidevalt seda ja see komplekt kahene on väga hea. Ja vaatame kiirelt edasi, mis meil seal siis veel olid nendest toodetest, et siin me siis rääkisime, et kui siin oli bakterite toit, siis täna siin me näeme, et see lactobacillus probiootiline ühesõnaga prebiootik on ja see on siis
nüüd ma hakkan segamini puterdama, vabandust. Ühesõnaga, need on nüüd, mida me näeme pildil, on siis ühesõnaga need, mis annavad meile bakteritele toitu. Ehk see lactobacillus on probiootikum, mis toidab siis 10 miljardi elusbakteriga kõik meie rakud ära ja lisab meile siis väga häid baktereid juurde. Ja kuna see tüvi, selle Plantaarium 299 on siis väga hästi uuritud, siis soovitatakse seda tihtipeale just üksikuna, et mitmeid tüvesid kokku pannes meie organism ei pidanudki neid väga hästi omastama. Nii et soolestiku tervis toetub siis sellele, kuidas me teda toidame, siin on need kihudained, millega me toidame ja probiootikuga lisame siis need häid bakterid veel juurde. Aga veel on meie kataloogis siis väga head pakkumised ja nii nagu me rääkisime, siis me alustasime siin siis selle meie lemmiktootega. Iga kord, igal õhtul läheb neile siis kollageen ja miks me seda kollageeni siis tegelikult vajame ja mis see kollageen on? Et see meil on siis üks parimaid kollageene tegelikult siin ja maitseomadustelt ka. Et on siis see verisool kollageen, mis tegelikult on siis veisest saadav kollageen ja muide, need on siis veised, kes tegelikult on elanud päriselt ka karjamaa, mitte kasvanud laudas, vaid tegelikult on nii-öelda siis ka sellisel puhtal rohumaal kasvanud. Nii et sellele veise kollageenile on lisatud siis sellised peptiidid veel juurde, nagu ka on siis tsink ja C-vitamiin ja kliiniliselt tõestatult parandab ta siis meie naha elastsust, niisutust, kortse, ka meie juuste paksust ja küünte kasvu tugevust ja see värvus siin sees, siis nagu me rääkisime, ta on selline vaarika maitseline, aga see värvus siin sees, nagu Marika algul ütles, tuleb siis punapeedist. Ja ta on kergelt selline mõnus ja meeldiv jook, siin on ka kergelt natukene sellist sidrunhapet tunda ja suhkru asendajaks on siis sukraloos, et me ei kasuta nagu suhkrit oma toodetes. Ja nagu ma ütlesin, siis see kollageen tegelikult on siis selline oluline asi, mis on toestusvõrk meie nahale. Et selle kollageeni sisalduse käes meie nahk püsibki elastne ja prink ja me võiksime tuua selle arusaamise mõttes nagu madratsi, et kui meie madrats on täiesti ilusate tervete vedrudega, siis ta tegelikult on hästi elastne, hästi pehme, hästi prink on ju ka see madrats. Sama on ka, kui meie oma kollageeni kihid toidame ära ja see ei ole mitte ainult nahas, vaid see tegelikult on ka meie liigestes, luudes ja kõõlustes see kollageen, siis meie nahk on hästi ilus, meie luud ja lihased ja liigesed ja nende struktuur on palju tugevama hoidmisega. Nii et me vajame seda kollageeni, sellepärast see kollageeni kadu hakkab meil juba 30ndate lõpus ja see mõjutab väga palju. Ja see kollageen mõjutab ka seda elastiini, et kui hästi meie nahk venib või kui nahk pingule tõmbab, et kui te võtate ühe kummipaela, mis on võib-olla värske juuksekummi ja venitate teda, ta tõmbab ilusasti ennast tagasi uuesti elastseks. Kui te võtate ühe rabeda ilma kollageenita nii-öelda siis sellise näitlikult kummipaela tõmbate, läheb ta plaksti katki, nii et me vajame väga kollageeni. Ja oomegast me oleme rääkinud väga-väga palju, sest oomega on just see, mis hakkas meie rakke tervendama, eks ole, et seal, kus ei ole oomegat, seal on alati põletikud ja meie oomega oli siis väikesed kalad naturaalses puhtas looduslikus keskkonnas kasvanud, kes on saanud planktonit süüa, on tehtud 5-kordne puhastus ja EPA ja TH-happed on samas tasakaalus. Ja ma usun, et me paneme siin slaidid, mis kunagi meie koolitusel olid, need hästi pikad slaidid, paneme äkki ka e-mailidesse teile, te saate lugeda veel põhjalikumalt, aga nagu te mäletate, Toomas Toomsa siis nii-öelda siis Confido kliiniku üks juhtidest ütles ka, et meie aju peab ujuma rasvas, et meie funktsioonid toimiksid.